mina ja peaaegu ülejäänud Eesti kaasa arvatud teavad sind läbi Loolala. Aga täna ma tahaksin aru saada natuke paremini, kes on Anna kogu selle Loolala taga. Ja siis see on selline põnev, ükski teekond kunagi ei ole lihtne. Sul on hästi põnev teekond, sul on karjäär, pereelu ja töö nii-öelda on kõik ühte valatud. See on minu arust hästi-hästi inspireeriv. Selliseid inimesi, kes selliseid asju teevad, on vähe minu kogemuse järgi. Aga nagu nende inspireerivate teekondadega alati on, et mitte kunagi ei ole see selline mannavaht ja ükssarvikud, et tavaliselt see on alati mingid takistused, mingid raskused, mida inimesed ei näe. Ja siis ma tahakski natuke sinna minna, aga enne kui me sinna lähme veel, ma tahtsin lihtsalt tänada sind, mitte ainult iseenda, aga kõikide Eesti perede poolt, sellepärast, et lapsevanemana ikka vaata vahepeal tulevad hetked, kus sul on vaja korraks olla omaette mingeid asju teha ja sa ei saa ja sul lapsed ripuvad jalgade otsas ja sa üldiselt igal võimalusel väldid neid ekraani taha panemast. Aga kui ma tean täna, et kui ma panen nad ekraani taha, panen Loolala avastab käima, siis ma tean, et mu lapsed on hoitud, nad õpivad midagi, nad laulavad kaasa, neil on pärast hea olla, nii et siiralt suur tänu. See, mis te teete, seal on mega suur väärtus ja ma ausalt usun, et alles kraabite pinda, et teie tähelend, õige tähelend veel tuleb. Suur aitäh! Et tõesti, me selle teekonna juurde jõudsime ju läbi enda vajaduste. Esialgu oli see lihtsalt laulud, eks ju, et mida üldse laulda oma lapsele. Et mina küll olin lauluõpetaja, aga ma õpetasin natuke vanemaid lapsi ja minul ei olnud enam seda repertuaari, laste repertuaari, aga ma nägin, et lapsed reageerisid laulmisele nii hästi, nii et sealt olid laulud ja siis sealt edasi me nägime, et me kõiki teemasid ei saa lauludega kuidagi lahti võtta, et siis me hakkasimegi tegema avastusvideosid ja neid on olnud hästi nii põnev teha ja me alati paneme igasse videosse hästi palju armastust ja meil on nii hea meel, et need videod on ka väga hästi perede seas vastu võetud. Meid vist jälitatakse, mul on tunne, et see traktorimees võib-olla tahab sisuloojaks hakata ja teab, et siin on tema võimalus. Nii, vaatame, kas ta läheb edasi või tuleb meie kaasa. Traktorimees, mida siin, väga hea, läheb kaasa. Tead, ma isegi enne kui ma Loolala teemadesse läheks, ma keriks natuke aega tagasi ja läheks vaataks seda, kes oli Anna nii-öelda eelmises elus. Ma iseenda kohta alati nimetan seda perioodi, mis eelnes lastele, nagu eelmine elu. See on minu jaoks umbes 5 aastat tagasi küll, aga see tundub nagu see oleks mingi teine reaalsus olnud. Jaa, täpselt siin. Tunnen täpselt sama. Just, ja siis ma hakkasin uurima, et kes siis Anna on, et mis ta ajalugu, mis ta teinud on. Ja siis ma jõudsin väga huvitavate kohtadeni. Ja siis ma sõitsin siia. Okei, teeme nii. Ma sõitsin siia ja ma panin autos Spotify's käima ühe loo. See oli mega positiivne, selline džässilikus võtmes, selline tänasesse päeva ideaalselt sobituv. Ma kuulasin, ma arvan, seda mingi 4 korda ja see oli lihtsalt nii kükestav ja kaasahaarav, et ma ei saanud seda mitte kuulata. Ühesõnaga, võib-olla sul tuleb see meelde, aga kui sul tuleb meelde, siis tule minu kaasa. Õnn sobib sulle, sobib sulle, sobib sulle. Naes sobib sulle, sobib sulle, sobib sulle. Väike ja meri sobib sulle, sobib sulle. Maailm kuulub sulle, kuulub sulle. Suurepärane sulle sõnad jäid täitsa meelde. Ma kuulasin seda vähemalt 4 korda, aga tõesti, see oli huvitav. 2018 aasta Anna Kutšinski tollase nime all
ja see oli nii veider, sest ma teadsin seda häält, see oli minu jaoks tuttav, ma olen lihtsalt siin nii palju kuulanud aga see oli, nagu ma enne ütlesin ka, see tundus nagu mingi teine reaalsus, et sinu taust ju, sa oled õppinud džässmuusikat, Georg Otsa koolis käinud, sa isegi õpetasid Inglismaal, sa õpetasid Eestis muusikat, sa alustasid soolokarjääri, sa tegid Õnn sobib sulle, fantastiline lugu ja siis läks see kõik pausile. Tuli vist Arian. Tegelikult Õnn sobib sulle on meie esimene laul, mida me tegime koos Arianiga. Okay. See oligi täpselt see oli vist äkki ei olnud veel aasta, ühesõnaga mõned kuud me olime koos ja siis me tegime selle laulu, mis on ju natuke Loolele moodi ikkagi ka. Seal on seda õnne, mida mulle meeldib edasi anda. Aga tegelikult pausile ei läinud mitte midagi, vaid pigem see kuidagi arenes. Ja ma otsisin hästi pikalt ennast ja ma otsisin, mis on see, mida mina tahan teha, kui ma siis suureks kasvan või mis muusikat teha, et tõesti, et ma õppisin alguses mul oli klassikaline klaver ja klassikaline laul, aga ja siis tuli džäss, aga ma ei tundnud ennast päriselt kodus, et kuidagi ei olnud seda tunnet, et see on see minu, et kuidagi ma toona tundsin, et ma pean kuidagi sõnastama seda stiili näiteks, mida ma teen. Ja ma ei tundnud ennast kuidagi kodus. Aga siis, kui ma hakkasin lastelaulu tegema, ma tundsin ennast päriselt kodus, et kuidagi ma sain aru, et kõik need asjad, mida ma varem õppisin, nad kõik mul on kõiki neid vaja, et praegu nad nagu tulid kõik need asjad tulid kokku, et see pusle sai kokku. Nii et see ei ole paus, see on edasiminek. Ja mulle endale tundub, et ma praegu annan nii palju rohkem väärtust, kui ma andsin toona. Et ma kirjutasin muusikat ka tõesti ka siis, aga see oli selline kuidagi, ma elasin oma emotsioonid läbi muusika välja, mis oli minu jaoks väga vajalik, et see on selline teraapia vorm. Aga praegu ma tean, et ma toon väärtust teistele ja see on minu jaoks väga teraapiline. Nii et see on selline edasiminek. Ei ole paus. Okei, väga tore, et sa nii tunned. Sa ütlesid mitu korda sõna teraapiline, et kus sa kunagi mainisid ka mingis intervjuus, et sul oli raskem periood ja et see Loolala, kogu see muusika teema aitas sind nagu kuidagi välja sellest või tõstis sind kuidagi, mida see täpsemalt tegi või mis sa seal täpsemalt tundsid? Sa tundsid ka seesama, mis sa rääkisid, et see ei tundunud nagu sinu teema täpselt, sul oli raske iseennast leida. Kas see oli see raskus või? Ja, et kui ma kuidagi ongi, et kui me Loolalet hakkasime tegema, siis kõik tundus nii õige, kõik kuidagi nii orgaaniline. Et täpselt see, kuidas minu arvates asjad võiks olla, et kuidagi varem ma pidin hästi palju pingutama ja mul oli häälega probleeme ja oli kuidagi raske, et see tunne ei olnud õige, et kui me hakkasime Loolale laule tegema, et siis kuidagi see loovenergia, me saame seda välja ja kuidagi loksus paika kõik. Ja just, et minu jaoks see selline loovenergia kiiresti välja andmine, et seda muidugi õpetas mulle Arian päris palju, et seda varem ma kuidagi arvasin, et kui ma teen mingit laulu, et ma pean seda nagu viimistlema ja ma võisin teha 3 aastat ühte laulu. Klassikaline perfektsionism on ju. Täpselt. Aga kui me Arianiga kohtusime, siis ta sundis mind lihtsalt kiiresti laule tegema ja välja andma ja liikuma juba edasi, et meil oligi üks situatsioon, kus oligi Eesti Laulu siis kandideerimise tähtaeg ja Arianil oli mingi laul, mida ta kellegiga salvestas ja mina tahtsin ka
ja siis ta sundis mind täiesti toorest laulu saatma ja ma nutsin, kui ma seda ümbrikut andsin. Ma isegi ise ei läinud, ma ütlesin viisis ise ja ma nutsin samal ajal, mõtlesin, mis asja. Mis see tähendab toorest, et nagu ette valmistamata? Ei, no ta oli kõik salvestus oli kuidagi kusagil kodus teki all tehtud ja no okei, võib-olla see oligi see minu perfektsionism on ju, et sa tahad, et see oleks nagu ideaalne on ju, et Arjan õpetas mulle päris palju seda, et lähme edasi, meil on järgmine teema ootab juba. Nii lahe. Nii, ma olen tihti märganud elus, iseenda elus ja oma lähedaste elus ka seda, et vahet ei ole kumb pool see, kumb paaris, kumb pool see on, aga üks on nagu vastandid natuke täiendavad teineteist ja siis üks tuleb, annab sellise tõuke, mida vaja anda, et teine edasi läheks, et see on täpselt see, et mulle ma arvan samamoodi, et ma olen selline rohkem, et lähen välja ja siis tee peal mõtlen välja, kuidas selle ellu viia. Noh, näiteks see laulmine praegu on, et ma ei ole harjutanud, mõtlesin, et mis seal ikka, et elad ainult üks kord. Ma olen ikkagi koorilaulja kunagi olnud. No näed. Aga jah, selles mõttes, et see vahel on seda vaja ja vastupidi ka, et kui ma vahepeal lendan ringi nii-öelda, nagu mu abikaasa ütleb, siis ta toob mind maa peale tagasi, et kuule rahune maha, vaata seda teist, noh, nagu ma ütlesin sulle enne ka, et kuule, kas sa ilmateadet vaatasid, et sul on juba kokku lepitud mingi salvestus, ups, ei vaadanud. Et täpselt see, et selline hea balanss. Aga kui teil tekib Arjaniga selline loominguline vaidlus täna Loolala osas, kumb siis võidab? Kelle sõna peale jääb? Me ikka leiame niimoodi, et mõlemad saavad seda, mida nad tahavad, et me kuidagi muudame seni, kuni mõlemad on rahul. Et ja meil kuidagi on see, mis puudutab laulude kirjutamist, siis meil on väga tihti nii, et mina teen selliseid õpetlikumaid laule ja Arjanile meeldib teha laule näiteks nagu Krokodil Willi. Et ma üldse alguses ei plaaninud teha sellest laulu, see oli mul lihtsalt luuletusena, aga Arjan arvas, et teeme ära, et see on äge laul, sellest saaks ägeda laulu. Ja nii läkski. Et siis, et võib-olla, kui mina kuulen tema laule, siis ma alati üritan leida sealt ka, et ikkagi natuke oleks seda mingit õpetlikumat poolt ja tema üritab minu lauludesse tuua rohkem sellist lõbu ja mängulisust ja minul on väga tihti see, et no näiteks, ma ei tea, Tunneta laul, ta on selline, kus on palju salme, on ju 8 salmi vist ja kõik on täpselt ühtemoodi, aga talle meeldib, kui on olemas salm, refrään, järgmine salm, siis mingi vaheosa, et mina teen nagu selliseid, no need õpetlikud laulud, sa üldjuhul üritadki siin on kärbeste lennat, jah. Et need õpetlikud laulud sa nagu kordad, et on ju, et laste jaoks on see kordus tegelikult väga tähtis. Et mina ajan nagu seda teemat ja tema jaoks seda, et oleks lõbus ja et lugu jääks meelde aga me kuidagi, me usaldame üksteist, ja tavaliselt on ikkagi tulemus on päris hea. No ma läksin huvi pärast, vaatasin teie seda põhilist YouTube'i kanalit ja seal oli mingi umbes niimoodi, et üle 20 video, millel oli üle 1 miljoni vaatamise ja selline kas 6 videot äkki, millel oli üle 2 miljoni vaatamise hulgas, et kui sa mõtled Eesti mõistes, siis see on täiesti jaburalt suured numbrid, et see nišš, mida te olete justkui pooljuhuslikult tabanud ja mida te nii kirglikult teete, see on nii tohutult vajalik, sest ma ütlen ausalt, et see YouTube Kids äpp, mis on, seda ei saa kasutada, sest seal on nii palju sellist mingisugust Ida-Euroopa sellist närvilist, kiiret, jubedat asja. Ehk et see, nagu ma juba ütlesin, et eesti keeles õpetlikku, rahulikku sellist asja saab, siis see on lihtsalt mega. Aga selles mõttes sa, Arjan, ju tegelikult tegi ka täiesti oma asja. Et kas see tuli ka nii, et koos justkui otsustasid, et see heureka hetk tuli koos või siis sa ütlesid, tähendab, nüüd on nii, Arjan, et me hakkame nüüd tegema selliseid laule ja sina, Arjan, hakkad ka laulma. See ei olnud palve, see oli fakt ja käsk. Ei, sellega oli nii, et tegelikult üldse selle kanali loomise idee tuli Arjanilt. Et meil Loola just sündis ja kuidagi no temal see töö varem oligi selliste nagu projektidena, et ta kirjutas muusikat filmidele
ja oligi kuidagi, tekkis nagu ilmselt ta tekitas endale ka rohkem vaba aega. Ja me olime juba päris pikalt enne seda ka mõtetes, et mingit enda projekti miskit ajada ja me üldse vaatasime, ma ei tea, selle Amazoni kaubandust ja ühesõnaga vaatasime erinevaid asju üldse nagu mõtlemata selle peale, et siin võiks midagi olla. Ja Arjen ütles, kuule, aga vaata, ma ei tea, Coco Melonit vist lasi mulle, et vaata, tohutult palju vaatamisi on, et proovime ka, paneme ka meie lood, et mis me neid kirjutame niisama, et paneme YouTube'i, et äkki nagu läheb käima. Ja alguses ei olnud mingit ootust, et ma mäletan, meil üks esimesi laule, mis läks nagu hästi käima, oli Vihmapiiskade laul ja selle esimese aastaga oli 16 000 kuulamist. Okay. Ja praegu võrdluseks, et meil see võib-olla kuu ajaga võib vabalt 100 000 kuulamist ära tulla YouTube'is. Brändi teadlikkus. Ja et idee tuli siis Arjenilt, hakkasime laulu tegema. Alguses oligi nii tore, mulle väga meeldib joonistada, kuigi mulle lihtsalt meeldis, siis ma proovisin ka natuke mingit tegelasi joonistada, siis meie sõbranna Katja joonistas ka meile ja siis me animeerisime alguses ja alguses üldse ei olnud mingit mõtet kontsertidest. Minul oli küll see tunne, et mina ei tea, mida lastega üldse teha. Ma peaks seda enne minema õppima. Mul oli alati selline tunne, et enne kui ma midagi teen, mul on vaja minna ja õppida vähemalt seda. 2 haridust sellel alal ja 10 aastat kogemust. Mida muidu inimesed arvavad minust? No täpselt nii on ju, et ma alati kuidagi, isegi kui ma õpetasin laulmist varem, et ma läksin YouTube'i otsima mingit, et kuidas, mida võiks teha selle asemel, lihtsalt ise hakata midagi välja mõtlema, et ma kuidagi ei usaldanud ennast. Vot. Aga hakkasime neid videosid üles panema ja ma oligi esimesed 2-3 aastat lihtsalt panime videosid täiesti ebaregulaarselt, nii kuidas energiat oli ja siis meil oli isegi üks hetk oli animaator, kes meile 3 videot animeeris, mis oli väga lahe, aga ta on selline, meile meeldib nagu kohe, aga kui sa, et toone nagu tundus, et me peame nagu nii kaua ootama, siis temal tulid mingid elu peale, meil tuli midagi peale. See inerts kaob ära. Ja inerts kaob ära, just. Ja siis meil sündis Ella, teine laps, et siis Loola oli meil 2 ja 4, kui Ella sündis. Ja ma ütlesin Arjenile, kuule, aga teeme lihtsalt meie elutoas. Et siis mööblit väga midagi ei olnud kodus veel, et lihtsalt teeme, paneme video üles enda nägudega. Võtsime naabripoisilt T-särgi Loolale, et meil kõigil oleksid need triibulised särgid ja Ella oli 2 kuune, Ella oli mul kõhukotis. Wow. Ma vist mäletan neid videosid. 2-nädalane. Kuidas ta üks laps on kõhus selles kandekotis, hüppab kaasa rõõmus. See oli siis tähestiku laul oli see, siis pärast seda me tegime, kuna see sai nii palju positiivset tagasisidet, siis me tegime värvilaulu samamoodi. Me tegime green screen'iga juba, see oli meie esimene green screen'i video ja tuli nii palju head tagasisidet. Et mingi hetk tekkis nagu tunne, et äkki teeks kontserdi. Meil oligi tulemas kohvikute päev meil Lagedil ja siis me tegime kohvikute päeval 3 kontserti ja tuli nii palju rahvast. Vihma sadas, kõik ilm oli õudne, aga inimesed tulid kohale, mis asja. Ja siis meil tuli see oli esimene kontsert, Arjen siis ei laulnud, laulsin mina ja Loola, ma olin täiesti šokeeritud, Loola teadis kõiki laulusõnu, kuigi me talle kogu aeg nagu neid laule kodus ei pannud, aga ju siis loomise protsessis ta kuidagi õppis neid selgeks. Ja lõpuks oligi, meil tulid mingid kutsed ja alguses ma käisin üksinda esinemas. Aga siis Arjen ütles, et kuule, aga teeme ise nüüd, meil tuli uus album, et tule teeme koos. Et mina tulen ka laulma. Ma vaatasin talle otsa, et oled sa ikka päriselt mõtled või? No jah,
lähme vaatame ja siis ma õmblesin meile kassi kostüümid ja meil oli album oli Kus on kass ja oligi, ma panin piletid müüki ja mul 2 nädalaga olid kõik piletid läinud. Ja siis oli nii palju rahvast ühes mängutoas tegime. Nii et Arjen tuli ise, et mina ei sundinud teda, ma väga pikalt rääkisin sellest, aga ma ei sundinud teda. Ta tuli ise ja tema jaoks oli ka see selline nagu endas lapsemeelsuse leidmine, mis väga tihti kasvades ta kuidagi kaob kusagil ära. Ja see oli meile mõlemale vajalik. Nii et jaa, meil on ikkagi selline koostöö, et keegi kedagi ei sunni. Hästi orgaaniliselt ise läks. Hästi orgaaniliselt ja alguses oligi, et aga mida me peame tegema, et kuidagi oli see, et meie et kust eeskuju võtta on ju, et meil olid, et me ju nägime, kuidas mängujuhid teevad lastega, aga samas ma tundsin, et me ei ole päriselt mängujuhid. Aga siis ma sain aru, aga me ei peagi midagi muud tegema, ma pean laulma meie laule, sest et see ongi juba see mäng. See, et me otsime, kus on parem ja kus on vasak, see ongi juba mäng või et me teeme võimlemist, see ongi juba mäng, et see oli selline kuidagi mõnus taipamine. See need asjad, mis sa mainisid, paar asja, et ja kui inspiratsioon tuleb peale, siis sa ei taha enam oodata, siis sa tahad kohe liikuda ja teha mingit asja edasi. Ja teine huvitav, mis sa just ütlesid, on see, et te mõtlesid kelle järgi, et kuidagi, minul on see ettevõtluses paistab välja, sest ma kunstialaselt pole veel alustanud, aga inimestel on tihti see, et me alati mõtleme, et keegi kuskil teab paremini, teeb paremini, aga kui sünnib originaallooming, ükskõik kui toores ega ei ole, siis mingil põhjusel tihti hakkab selle hästi minema ja kui sa vaatad mingisuguseid suuri staare, kas põhimõtteliselt globaalselt rohkem, siis kõik teevad mingit omamoodi, keegi ei ürita nagu teist kopeerida, muidugi kui me räägime YouTube'ist ja see sisu loomine ja nii edasi, aga lihtsalt artistide mõttes, et kes teeb omamoodi, siis üldiselt saadab edu, et ma arvan, et see sisetunne on see, mis juhatas teid õigesse kohta, see on nii huvitav, kui hea sünergia ja Arjen on ilmselgelt selline väga ettevõtlik mees, kes mõtleb, okei, teeme, paneme, ma olen nõus kohe, et see on nii lahe ja nii tervitatav, et te nagu tiimina toimite nii hästi. Ma mõistan, miks sa ütlesid ka enne, et midagi pausile ei jäänud, et see sai lihtsalt uue suuna ja korralikud raketid alla ja siis panite sinna stratosfääri poole. Et nii lahe. Aga ma just mõtlesin kogu seda laste teemat ka, et sa ütlesid, Loola inspireeris kogu seda asja tegema. Hence Loolala. Ja ma rääkisin oma eelmise saatekülalise Krisiga, Kris Kalaga ka. Ta ütles nii hästi lõpus, et kui keegi oleks seda hoiatanud, kui raske on olla lapsevanem, siis ta tõenäoliselt ei oleks võtnud vastu seda otsust saada lapsevanemaks. Et see on tõesti väga seinast seina. Ma näen igapäevaelus mitte midagi halvustavat, aga väga lihtsaid inimesi, perekondi, kellel on 5-6 last, elavad väga lihtsat elu ja see tundub mulle kuidagi subjektiivselt vaadatuna, et neil on lihtne see, kuidagi elu on lihtne, laste kasvatamine on lihtne, kõik on kuidagi lihtne. Aga samas paljudel inimestel on see kõige raskem asi, mida kunagi on teinud. Mina kaasa arvatud, et kuidagi see on kõige, lapsed lihtsalt väsitavad sind kõige rohkem, nad toovad sus välja kõik need halvad osad, kui sa oled nad lihtsalt vajutavad ja sa ei saa seda pausi ja nii edasi. Et ma mõtlen, et te nagu lõite seda Loolalaad, see on ikka tegelikult päris suur ettevõtmine, te kaasasite küll lapsed sinna, aga samas, kuidas see laste kasvatamised kõrvalt on, sest et mina näiteks praegu näen sind esimest korda ilma Loolala Anna rollita, lihtsalt Anna on ju. Et kas kodus sa lastele oled Loolala Anna või sa oled emme? See on nii huvitav. Eelmisel nädalal Ella paar õhtut ütles, et emme, ma tahan vaadata Loolala Annat. Wow.
oota, Ella, aga ma olen siin ja siis ma võtsin selle rolli. Olgu, täna me tere, mina olen Loolale Anna ja täna me teeme tagurpidi päeva ja see tähendab seda, et me nüüd õhtusöögiks sööme pannkooke. Ja siis me mängisime, tegime pannkooke ja sõime, tegime pidu oli meil seal nukkudega enne magama minekut. Lastel on kuidagi ikkagi see mingisugune vahe, et kas on Loolale Anna või emme, et kui nad näevad näiteks linnapildis plakatis, siis nad alati ütlevad, et vaata Loolale. Nad kunagi ei ütle, et emme ja issi. Nii huvitav. Nad näevad ikkagi neid karaktereid seal. Ma arvan, et nad näevad, aga sa rääkisid sellest, et vanemlus on keeruline. Ongi ja tegelikult tänu Loolale olen mina parem lapsevanem, sest et ma hakkasin uurima. Me ju kogu aeg nüüd, kui kirjutame laule, me üritame või teeme videosid, me üritame lahendada mingisugust probleemi. Ja muidugi üks probleem on see, et me tahame vanematele anda natuke aega, aga samas me tahame praegu see kõige suurem probleem, mida me üritame lahendada, selline nagu suurem teema on siis lapse ja vanema kontakti loomine. Ja kui ma sain aru, et see on nagu miskit, mis on tähtis, sest et väga paljud vanemad või vanemelusgurud, ütleme, räägivad sellest, et kontakt on väga, väga tähtis, et läbi kontakti sa saad parandada koostööd lapsega. Et ma hakkasin seda uurima, et ongi lugema erinevaid raamatuid, vaatama mingisuguseid videosid ja just selleks, et kirjutada laule näiteks, et meil on üks laul Jooksin, stopp. See ongi selline lõbus laul, kus sa saadki lapsega lollitada õhtul, on ju. Natuke lollitad, siis sul on kohe see side on palju parem. Ja uurides neid asju, tehes ettevalmistusi siis sisu loomise heaks, on ju laulude kirjutamise heaks, ma hakkasin ise rohkem uurima seda, rohkem õppima ja ma arvan, et täna ma olengi parem vanem, olen nagu palju teadlikum vanem tänu sellele, et ma olen kõiki neid otsinguid teinud ja ma olen nende lastele parem vanem. Et ma ise tunnen ikka päris tihti seda mingit lapsepõlve kuidas seda nagu baggage, nagu koorem. Mingisugune nagu koorem või mitte koorem, vaid nagu mingi raskus. Nagu mingi kood minu sees, et kui laps on kuidagi halvas tujus või ta on nagu vihane, et sa tihti tahadki ise nagu hakata, ma ei tea, karjuma, on ju, või laps ei kuula sõna, sa tahad karjuda või sa tahad sul on vaja seda hetkel seda aega ja laps tuleb ja segab sind vahele ja ripub ja aga kuidas seda lahendada nii, et side lapsega ei katkeks. Et see ja ongi, et ma hakkasin uurima ja nagu lauludesse panema neid asju ja minu jaoks läks vanemlus palju kergemaks. Et ma küll vahel tunnen ma ikkagi tunnen seda vahel seda tunnet, et ma kohe nagu plahvatan, aga ma oskan juba palju paremini ennast hoida ja nagu kontrolli hoida ja ma oskan juba nõuda asju niimoodi, et minu side lapsega ei katke. Aga jah, kogu aeg käib selline reparenting nagu enda ümber kasvatamine. Et see on ja nagu sa ütlesid, et lapsed toovad meis välja nagu kõik need kõige halvemad asjad. See on nii huvitav, kui mul sündis Loola, siis ma tundsin, et ma olen nagu sibul ja nagu sibulakoored kogu aeg nagu võtad koorid järjest kihte maha kogu aeg. Neid kihte maha, on ju, ja lõpuks sa jõuad sinna nagu selle kõige, mis on see kõige tähtsam. Nii et kvintessents või see tuumik. Ja, täpselt, nii et aga ma kujutan ette, ma ei tea, kas ma saaks ilma, et ma
kas ma saaks olla ainult ema, kas ma saaksin teha sellise valiku. Et noh, sa rääkisid sellest, et noh, et sa teed palju, on ju, ja lapsed nõuavad ja aga tegelikult võib-olla oleks palju lihtsam, kui palju lihtsam oleks valida vahel, mitte teha, et ongi, et kui sul ongi see päev, et sa kuidagi valid, et näiteks päeva keskel sa ei tee. Ma läksin nüüd kusagile selle teemaga, läksin juba kaugemale, et ma vahel mõtlen, et kui ma ei oleks ettevõtja, et võib-olla ma oleks olnud veel parem ema. Ühesõnaga, siin on palju mõtteid mul praegu käinud läbi. Ma vahel ka tunnen seda, et lapsed nõuavad nii palju, aga nad nõuavad sellepärast, et meie väga tihti tegelemegi millegi muuga, on ju. Aga mis on see kõige tähtsam? Nii et siin on palju küsimusi. See on paradoks, vaata. See on selles mõttes paradoks, et ideaalses maailmas oleks nii, et me keegi tööl ei pea käima ja lihtsalt elame, veedame aega oma lastega, kuni nad kasvavad suureks ja siis nad lähevad oma teed ja siis me chillime nii-öelda edasi. Aga kahjuks on see, et me peame sobituma sellesse maailma, mis täna on. Ja nagu ma Elena ühe oma külalisega rääkisin ka, et sa kunagi ei tea, kuhu sinu teekond oleks jõudnud, kui sa oleks justkui mingi teise valiku teinud, võib-olla oleks sind lihtsalt ringiga toonud siia tagasi, on ja et sul on mingid õppetunnid tõenäoliselt, mida sa oled pidanud saama ja see on see kõige parem tee võib-olla, kuidas sa oleks pidanud saama. Aga sa vahel, no vaata, sinu jaoks on justkui minu töö on mängida, tuli kohe meelde et sinu töö justkui on laulda, esineda. Kas sa vahel mõni päev on selline, kus lihtsalt ei ole sinu päev, sa oled väsinud ja siis sa kuidagi ei jaksa ja sa mõtled, et ma pean seda tegema, ma pean olema Loolale Anna ja siis hakkama seda rolli jälle kandma. On mõni päev, et Darjan kuuled, et täna ei ole see päev, et ma lähen, tee mulle teed, pane uks selja taga kinni ja lase mul lihtsalt olla. Ma võtan endale päris palju selliseid päevi, sest et ma ei jaksa väga tihti. No ongi, kui ma lähen kontserdile, enne kontserti väga tihti ongi see, et kuidagi on väsimus, võib-olla lapsed on ikkagi suhteliselt väikesed, nad tihti ärkavad öösel ja ei ole saanud und täis ja vahel ongi nii, kuidagi just see kontserdi eelne aeg, see sõit ja siis sa oled kuidagi väsinud, aga iga kord, kui ma panen oma selle peavõru pähe ja ma lähen lavale, siis kõik on läinud. Nagu kõik on läinud, et see laste sära silmades on lihtsalt, no see on miski, mis nagu võlub mind tagasi Loolale Annaks, et on ikka raskemaid päevi, aga jah, see laval olemine kuidagi alati teeb oma võlutrikid ära. Lihtsalt õhtul, kui sa lõpuks koju jõuad, lapsed juba magavad ja siis istud kuskile diivanile maha, et hingad korraks sügavalt välja, mõtled jälle kirjas, positiivne emotsioon, aga kindlasti kehaliselt ja füsioloogiliselt sa ütlesid, et kui vahel magad halvasti, siis see võib ikka aku suht tühjaks tõmmata. Vaata, Loolale väga suur pluss on see, et meie kontserdid on hommikul. Okay. Et meil on enamus kontsert on kas kell 11 või siis kell 4. Kõige hilisem kontsert, mis meil on olnud kell 8:30, see oli Õllesummeril 2 aastat tagasi. Et meil ei ole kunagi sellist asja, et me tuleme... Purjus isad laulsid kaasa värvilaulu. Ja oli väga lõbus. Et meil ei ole kunagi seda, et me tuleme koju ja lapsed magavad. Seda on väga harva, et tavaliselt see väljatulek rollist käib ikkagi väga kiiresti, et tuled kodus uksest sisse ja kohe kõik juba ripuvad küljes või siis väga tihti on lapsed meiega ka kontsertidel kaasas. Nii et seal ongi kohe kontsert on läbi ja Ella juba ronib sülle ja oota, mis asja, mis pilte teed? Ei tee mingit pilte, ma tulen siis ka pilte tegema, et jaa, see rollist minek, rolli minek ja rollist välja tulek käib päris kiiresti. Aga lapsed, te kaasate lapsi oma loomingusse ka? Või see on selline, et kuidas sel hetkel, sel päeval on, kui lapsed on sel lainel, et nii, tulge teeme nüüd sellise asja või kuidas see käib teil? Tead, me
teadlikult otsustasime, et me praegu neid kontsertidesse ei kaasa, sest et see on, vaata, nad tunnevad nii koduselt ennast meie juuresolekul, et nad ongi, et kui nad on meiega laval, siis meie oleme ikkagi nende emme ja isjad, neil ei ole seda, et siin nüüd on 500 inimest publikus ja ma pean nüüd kuidagi teisiti käituma. Et siis, kui ikka tuleb nälg, siis siit jah. Kui tuleb nälg, siis nad ikkagi annavad meile sellest märku või et kui on vaja pissile minna, siis nad kohe annavad meile sellest märku või et kui on külm või mis iganes, et nende jaoks ja see esinemine on praegu meiega on ikkagi nagu kodu ja me oleme praegu, nad küll käivad meiega kaasas, nad on meil backstage'is või siis vahel nad ka tantsivad teiste lastega, aga nad kipuvad tulema lavale ja siis teised lapsed ei saa aru, miks niimoodi saavad tulla lavale ja nagu teised kuulajad ei saa tulla. Et siis peab tegelema vanemlusega veel rollis olles, et see on natuke nagu juba next level, et me oleme seda teinud, aga see on väga väsitav nii meile kui ka lastele ka. Aga noh, ongi meie see võib-olla kõige värvikam olukord oligi, kus Ella, see oli lasteaia lõpupidu või mingi suurem pidu kusagil väljasõiduga ja Ella otsustas, et ta tahab võtta trussikud jalast ära. No nagu võtta täiesti püksid jalast ära, olla nagu selles kleidis ja ta ei olnud nõus jalga panema. Noh, nii ta seal tantsis meiega, et mis sa teed. Nii et ja me neid kontsertidesse praegu ei kaasa, võib-olla mõne aja pärast. Küll aga Loolat me vaikselt kaasame meie avastusvideotesse, et talle endale talle pakub huvi. Ja me just käisimegi esmaspäeval filmimas Pirita Randa veeohutusvideot, kus siis Loola oli meil see põhitegelane, kes tegi seal igasugust trikke, et me siis tõime välja erinevaid näiteid, erinevaid situatsioone, mis võib rannas minna valesti. Ja siis Loola oli meil see põhinäitleja, tema näitas kõiki asju, mis võib valesti minna ja siis mina olin vetelpäästja rollis. Et oli väga põnev ja ma vahepeal ikka mul pisarad olid silmas, kui tubli ta oli. Esmaspäeval tuli Pirita Randa, keset päeva tuli sinivetikas. Lihtsalt nagu visuaalselt oli näha. Ja me otsustasime, et me ei saa... Meil oligi jäänud vaid viimane situatsioon, kus laps siis ujub liiga kaugele ja mina pean teda paadiga ära tooma. See oli meie see see pidi olema meie see nagu kõige ägedam lõpp ja see nagu kirstordil see paat ja kõik. Aga tuli ja see vetikas oli, ta oli nagu massiivne, et ma olen nüüd näinud pilte, mis on tehtud nagu droonilt. No see on ikka kohutav. Ja me ei lubanud siis Loolat sinna vette, ega ta ise ütles, emme, ma ei taha üldse puutudagi seda vett. Nii et mida me tegime, me läksime hoopis koos siis vetelpäästjaga, läksime hoopis Pirita jõe peale. Nii et Loola, ta on meil nüüd 2 aastat käinud ujumistrennis, nii et tema sai seal hoopis seal teha oma seda ujumist nagu 3 meetrit sügavust, nii et mul oli ikka nagu süda oli vahepeal, jättis lööke vahele, aga ta nii nautis, et meil oli see vetelpäästja oli kohe seal kõrval, kõik rõngas, kõik oli valmis, aga ta suurepärane. Nii et nendesse videotesse nüüd Loolat me kaasame Ellega on veel päris keeruline. Ma kujutan ette, sest lastega, elu üldse ajalooliselt on näidanud seda, et kui midagi, siis lapsed valivad tihti teise suuna oma vanematest, tihti sellise suuna, millest võib-olla vanemad ei mõista seda suunda või ei oska kuidagi kaasa elada või puudub endal selline kogemus. Näiteks ütleme, kui vanemad on näiteks sellised teaduse inimesed ja lapsed lähevad näiteks kunsti suunale, et selline teema. Ma ei tea, kuidas teie lastega on, aga vaata, teie Loolala sündis justkui sellest, et pakkuda oma lastele midagi ägedat ja head. Aga samas ajas on näha, te kasvate kogu populaarsemaks, aga laste jaoks
on see selline aken, kus nad on väikesed, üks hetk need on oma huvid, nad justkui lahkuvad võib-olla sellest Loolala ökosüsteemist, võib-olla ütled, emme, ma ei taha üldse pildis olla, mis iganes on ju. Ja siis te justkui lapsed lähevad sealt ära, siis jääb Loolala nagu see bränd, aga kas sa oled mõelnud ka selle peale, kas oled, ilmselgelt sa oled mõtisklenud, mis saab Loolalast, et kas üks hetk võib olla see, et lapsed lähevad sellest süsteemist välja, tunned jälle, et kurat, nii ägedat asja oleme teinud, aga ma tunnen nüüd, et ma tahaks proovida uuesti soolo mingit asja teha, midagi sellist. Oled sa mõelnud selle, et mis võiks olla Loolala tulevik mingi hetk, kui lapsed suuremad on? No hetkel, vaata, kuna me ei ole neid nii palju, need ei ole meie peategelased, et ikkagi hetkel on see, et meie Arjaniga oleme peategelased ja me ei ehitagi seda brändi nende ümber üles. Nii et nad, kui nad isegi on meil seal videotes, et nad ei ole nagu need põhitegelased. Põhiosatäitjad, jah. Me muidugi oleme mõelnud selle peale, et mis saab siis, kui me ise enam näiteks ka esineda enam võib-olla ei taha. Et mis siis saab, et jah, et meil siin plaanid käivad, et me kindlasti, hetkel on tunne küll, et me tahaks jätkata selle projektiga, et me oleme nii palju seda teinud ja ma arvan, et me laiendame enda meeskonda, et meil tuleb inimesi juurde ka nagu peategelastena. Väga põnev. See on üks suund. Aga jah, me praegugi ju, meil on töökuulutus oli üleval. Nägin. Et mul on nüüd ongi jäänud vaid vastata kõikidele. Ma tegin oma selle esimese valiku ära, et meil kirjutas päris palju tootearenduse projektijuhi ametile. Et jah, meil võtab kõik aega. Me teeme nagu rahulikult. Tunde järgi. Vahel on küll tunne, et appi nagu, võiks juba nagu kuidagi kiiremini mingeid asju teha, aga me teeme täiesti omas tempos. Et millest me oleme ise aru saanud, et meil on puudu praegu inimene, selline nagu struktureeritud inimene, kes võib-olla looks natuke meie tegemistesse rohkem struktuuri. Et praegu me teeme enam-vähem kõike ise, aga ongi, et kui sa käid seal kontserdil ära ja tegelikult järgmine päev ma olen läbi, et ma nagu füüsiliselt ja ma annan emotsionaalselt ikkagi ka päris palju ja see inimestega suhtlemine ja pildistamine, et mulle see kõik väga-väga meeldib, aga ma tulen koju ja ma panen lapsed magama, et siis ma olen ikkagi täiesti läbi ja üldjuhul ma vajan pärast veel mingit aega, et lihtsalt olla, mis tähendab, et ma jään tihti hiljem magama, et kuidagi nagu seedida kõik läbi, et mul mingid asjad jäävad, ma ei tea, mingid kirjad jäävad vastamata ja et ma tunnen, et meil on vaja nagu sellist struktuuri rohkem, et me oleme väga head ideede generaatorid. Ja elluviijad. Ja just. Meile see kõik tohutult väga meeldib, aga et võib-olla me praegu ei tule toime, ütleme, meie kliendi teenindamisega nii hästi, et meil oligi, meil oli Nopri talus oli 2 kontserti juuni alguses, kuhu tuli kokku, ma ei tea, 3000 inimest, väga palju rahvast oli, väga palju. Ja siis mul tekiski see tunne, et Arjan, et meil ei ole neile mitte midagi nagu lisaks pakkuda, et me tahame, et seda meie Loolala maailma peaks nagu kuidagi laiendama. Aga kui ongi, et siis sealt tuligi see mõte tootearenduse projektijuht võtta, kes nagu tegelekski sellega, sest et kui sa nädalavahetusel teed kontserte, nädala sees genereerid sisu avastusvideotele ja filmid seda, on ju, siis Arjan monteerib, siis selle
kõige kõrvalt me oleme vanemad, et me tegelikult ei jõua kõikide asjadega nii kaugele, nagu võiks jõuda. Nii et me praegu tõesti oleme sellises hetkes, kus me nagu tõdesime iseendale, et me peame lihtsalt kuidagi suurendama seda meie meeskonda. Seda on tore näha, et see ettevõtmine on jõudnud sellisesse kohta, kus teil ongi, nagu sa nimetasid, sellist operatiivjuhti, kes tegeleks selle telgitagustega, igapäevase asja ajamistega. Nagu ikka, et kui on keegi mõtleb mingi laheda toote välja, siis need tootearendajad, innovaatorid, nendel peab olema aega selle tootega tegeleda, mitte vastama e-kirjadele ja klientidega suhtlema, et see on selline loomulik jätk ja seda on tore kuulda, et see läheb niimoodi. Mulle joonistub kõik sellest 40 minutist, mis me siin oleme rääkinud välja väga hästi see, et sa väga palju lähtud oma tegemistest sellest tundest. Ehk et mul on nüüd tunne, et ma tahan kohe teha, mul on tunne, et siin ma ei taha kiirustada, mul on tunne, et see ei ole päris see õige tee, et see on nii lahe kuulda ja nii tervitatav, et sa nagu usaldad seda sisehäält ka, sest see on nagu näha viinud sind headesse kohtadesse. Ja jällegi, see on minu arvamus, ma arvan, et te alles kraabite sealt pealt nad jäämäe tippu, et kogu see massiiv on seal vee all veel peidus, et ma korra mõtlesin selle peale, lihtsalt tuli mulle pähe, et sa käisid ju Inglismaal õpetamas, et sa said seal lihvida oma inglise keelt ka kindlasti igapäevaselt, et oled sa mõelnud, et võib-olla mingi hetk hakata inglise keeles laulma ka, et rahvusvahelisele publikule midagi pakkuda veel? No vot, see on, need mõtted on ka ja sellega me kindlasti saaks ka hakkama, aga hetkel on kuidagi nii suur missioonitunne just Eesti lastele seda kõike teha, et võib-olla kui meil, ütleme siin kõik hakkab kuidagi paremini toimima, et kui meil see kõik ju, meil alguses ei olnud üldse ettevõtluse mõtted peas, me lihtsalt tegime, sest et oli äge, sest et me nautisime seda. Et see nagu see ettevõtlus tuli siia juurde, et me nagu õpime iga päev midagi uut, on ju, et meil, kindlasti meil siin see süsteem ei ole veel endal nagu Eestis ei ole veel nagu paigas, et me veel tegeleme sellega, et me veel alles areneme siinkohal. Et kui meil see saab kusagil nagu sellisele tasemele, et ma tean, et asjad toimivad ilma selleta, et mina pean nagu kõike haldama, et ma arvan, et siis ongi see hetk, kus minna võib-olla ka tõlkida neid samu laule inglise keelde ja siis kuidagi areneda veel rahvusvaheliselt. Jah, neid mõtteid on kindlasti teil palju ja see on see someday maybe kausta paned ja tegeled tänaste asjadega, siis vaatad, kuhu elu viib. Tihti on see, et mida me täna planeerime, nagu tore, kui sul on mingisugused mõtted olemas ja kuskil saad ära salvestada, aga jällegi on see, et kui sa lähtud sellest, mis praegu on hea, mis praegu tundub õige, siis eriti teie sellise missioonitundega, siis jumala eest tuleb kindlasti seda järgida. Aga mis ma veel mõtlesin, paar asja, me oleme juba näed siin peaaegu 50 minutit juba rääkinud, nii et paar asja, mis veel mõtlesin lõpetuseks. Kas sa oskad mulle öelda, seda ma olen küsinud varem ka, aga kes on Anna siis, kui sa võtad ära selle pereema, artisti, abikaasa rolli ja kaamerad ei käi ja lapsed mitte midagi ei taha, siis kes on see Anna seal taga? No Anna on näiteks sellises kohas. Mulle väga meeldib käia metsas jalutamas ja ennast taastamas. Mul on vaja kindlasti vaikust, et tegelikult ma olen introvert, et ma pigem vajan sellist omaette ruumi, aega, vaikust. Mul on vaja palju ruumi, et mõelda. Mul on isegi kunagi varem ma kirjutasin laulu Ruumi vaikusele. Et see on miski, mis on minu jaoks väga, väga vajalik. Ma olen väga suur ülemõtleja, et ma mõtlen kõiki situatsioone hästi läbi, et ka mingisugused pisemad asjad, mis võisid päeva jooksul juhtuda. Väga mõtlen neid üle.
see on nii keeruline, sest et ma tulen päris harva välja nendest rollidest viimasel ajal, et kuidagi need on sellised põgusad hetked. Näiteks kui ma käin massaažis, täna pärast meie vestlust lähen massaaži näiteks, et sellised ma väga naudin üksindust, kui mul on seda tekib kunagi vahel harva. Ma tekitan iseendale, et ma olen aru saanud, et kui ma ei tekita, siis kuidagi närvisüsteem lihtsalt ei tule toime. See on see koht, kus sa pead olema isekas ja kõikide heaolu nimel ütlema tähendab, nüüd on see hetk, kus mul on vaja minna ja olla ja siit sellest mõttest kohe tulenevalt järgmine küsimus. Kuidas sa defineerid või mis sinu jaoks tähendab üks hea elu? Ma elan täiega head elu. See on ma arvan, et minu elu on praegu parem, kui ma kunagi lapsena võib-olla endale ette kujutasin. Et ma kuidagi sain vanematelt selle teadmise, et elu on raske. Et peab nagu palju tööd tegema, et kuidagi ära looda, et sa leiad endale, ma ei tea, eluarmastuse või et kuidagi nagu ma tulin sellega, et kuidagi hakkab raske olema. Aga ilmselt ka selle tõttu ma sain endale elu või ma tegin endale elu, mis mulle endale väga, väga meeldib. Ja selles elus ma saan olla mina ise. Ma saan teha seda, mida mulle väga meeldib teha. Ehk siis kirjutada laule, see on minu kõige lemmikum tegevus alates sellest ajast, kui ma olin laps. Mul on suurepärane abikaasa, mul on suurepärased lapsed. Ja ma saan reisida ja ma saan avastada, ma saan õppida. See jällegi Loola lavastab saade kuidagi on pannud mind õppima jälle uusi asju ja tegelikult minu üks ütleme, ma kardan rääkida. Ma kardan rääkida, et ma tunnen väga suurt ärevust, kui ma pean rääkima, aga siin jällegi ma sain sellest üle või ma pean sellest üle saama iga kord, kui ma teen seda saadet. Ja see on iga kord võit. Nii et see on hea elu. Seda ma arvasin, ma lihtsalt tahtsin seda sinu suust kuulata, sest nagu ma sulle alguses ütlesin ka, et see kombinatsioon, mis oma elust oled teinud oma väljaõppega, kõike, mida te loote, et see on väga inspireeriv ja ma alati uurin ja õpin neid inimesi, sest kogu see heaolu, inimese heaolu teema on mulle väga südamelähedane. Ehk siis sinusugustelt inimestelt on väga palju õppida, aga sellepärast ma tahtsin ka sinu taustast natuke teada, et mis see lugu seal taga on. Aitäh sulle, tead, mulle nii kuidagi jäi kõlama see tunde teema, on ju, et tuli tunne, et teha nii või tuli tunne, et teha nii. Et mul oli mingi periood elus, kui ma ei usaldanud seda tunnet. Ma üritasin seda tunde kuidagi alla suruda, sest et kuidagi tundus, et mida mina ka tean. Mida mina ja aga see oli kuidagi praegu oli nii äge seda kuulda, et mul tuli kohe kananahk tuli, sest et tegelikult nii on. Et seda tunnet on vaja ikkagi usaldada. Ja me oleme ikkagi üritanud seda ka teha. Ja vahel on vaja lihtsalt alustada. Kui tuleb tunne teha midagi uut, siis on vaja vahel ka alustada ja proovida teha midagi uut. No, ka meie selle projekti suur õppetund meile endale oli see, et on vaja olla järjepidev. Et alguses meil me nagu ei ootanud sellelt projektilt midagi, me ei pannud talle liiga suurt rõhku, on ju, et ta peaks meile kohe raha sisse tooma, on ju. Et me tegime seda meie teiste tegemiste kõrvalt.
aga me tegime järjepidevalt ja see oli minu jaoks nii suur õppetund, et vau, et ongi, et tegelikult nagu see järjepidevus ongi see kõige, see on see võti, et väiksed sammud järjepidevalt ja siis hakkabki tulema. Nii oluline sõnum, mida ma arvan öelda edasi inimestele, kes ükskõik mis vallas töötavad, olgu see ettevõtlus, kunst või hoopis midagi muud. Kui on tunne, et midagi tahad teha, siis mine lihtsalt hakka tegema. Küll sa tee peal mõtted välja suuna, sest see, mis alguses plaanid, mitte kunagi ei lähe nii, nagu sa arvasid, sest elu teeb omad korrektuurid, lihtsalt hakka minema ja see tee läheb selgeks su silme ees ja sa saad kogu neid mikrovõite jõuda, ma liigun, ma käin, see annab motivatsiooni. See on super, et see on väga-väga hea mõtte, selline kill, mida inimestele edasi anda. Et see on, ma olen väga selle poolt, sest ma ise elan seda elu, et mõtlesin autos, kuule, et laula, hakkaks laulma seda laulu, siis mõtlesin, oh my god, see on nii cringe. Siis mõtlesin, et mis vahet seal on, et see tundub nii äge asi, et tuli hea mõte, ma teen ära, vahet ei ole, kui läheb täiesti pekki, siis läheb, aga lihtsalt see mõte, lihtsalt tee ära mõte sellele, mida inimesed arvavad, mitte keda, tegelikult ei lähe mitte kellelegi korda. Sa pead lihtsalt hakkama tegema seda, mis sa ise tahad ja lihtsalt hakkama minema. See võtame see esimene tibusamm, siis paned teise jala teise ette ja niimoodi lähed ja siis see asi rullub lahti iseenesest. Tead, ma tulen korraks veel selle juurde, et sa ütlesid, et kedagi ei huvita, mis sa teed või et meile väga tihti tundub, et keegi teine midagi räägib meist või et kuidagi, aga tegelikult me räägime ise endale nendest asjadest. Igaüks tegelikult oma peas mõtleb enda peale, mitte teiste peale. Keegi võib siin kriitiliselt kommenteerida, aga järgmine hetk hakkab jälle enda probleemidele mõtlema. Ja, aga tegelikult meie ise nagu kritiseerime ise ennast kõige rohkem. Et see sisemine kriitik on vajalik, aga temast on vaja vahel aru saada, et kust ta tuleb, et mida see kriitik tahab sulle öelda. Aga jaa, et üldjuhul teised inimesed, nad nagu elavad enda elu. Täpselt. Me olemegi täpselt 2 ringi teinud, nagu me alguses mõtlesime. See oli 3. See oli 3. Vau, ma olen nii flow seisundis. Või oli ikkagi 2? Ei tea, mulle austus ma isegi ei tea. Ma ei lugenud neid samme ega midagi. Aga nüüd, kus me jõuame tagasi täpselt, mõtlesin, et ülihästi hea oleks viimane küsimus küsida, võttes kokku kogu seda, mis te teete ja mida sa ka varem ütlesid. Kas sina arvad, et täiskasvanud võtavad elu liiga tõsiselt? Ja tegelikult Loolalaga me üritamegi tuua rohkem lapsemeelsust. Ma enne rääkisin sellest kontakti loomisest, et läbi lapsemeelsuse on lapsega kontakti loomine kõige lihtsam. Ja kui on see koostöö, kui on kontakt, siis on ka koostöö. Nii et ja me väga loodame, et vanemad mitte ainult ei pane meie laule telekast mängima, vaid ise päriselt ka teevad lastega vahel neid liigutusi ja tegelikult teevad, sest ma kontsertidel näen, et ikkagi sõnad on peas ja liigutused on ka selged, et see on jah meie suur eesmärk, et ikkagi vanemad teeksid seda kõike koos lastega ja ka meie avastusvideotega. Me loodame, et vanemad arutavad nendel teemadel. Et ongi, et me selles saates me ei saa alati kõike nagu täiesti lahti avada, kõike lahti teha, et jääb alati see, et vanem võiks toetada seda teemat nüüd edasi lapsega, on ju, olgu see, ma ei tea, rannas olemise ohutus või ma ei tea, kui kiirabi tuleb, et kuidas sa käitud või ongi, et mida sa teed siis, kui sa näed, et kodus pann hakkas suitsema, on ju, et me loodame, et meie armsad kuulajad, meie vaatajad teevad seda kõike koos lastega ja teevad seda lapsemeelselt, nii et ma arvan, et lapsemeelsus päästab maailma. See on väga hea point. Selles ärevust täis pingelises maailmas on üks väga hea mõte, millega jääda. Igal juhul. Mul on üks väike nipp kohe siia veel lõppu. Et kui sa oled täiesti väsinud ja
ja laps, no sul ei ole kontakti lapsega. Et sa saad aru, et no ta üldse ei kuule sind, siis hakka temaga rääkima nii. Ja see kontakt lihtsalt hetkega tuleb. Et Jonn ja nutt kaovad hetkega. Täpselt, jonn ja nutt kaovad ja siis sa saad edasi juba minna palju mõnusamalt. Super, viimane tipp lõpuni, et aitäh sulle, mina igatahes elan teile täiega kaasa ja ootan pikisilmi, mis sellest kõigest tuleb edasi. Nii et nautige inimesed, tehke rohkem hundirattaid oma lastega ja harjutage mingit tobedusi ja elu läheb lihtsamaks ja paremaks. Ja.